welcome. Nii, tere tulemast. Alustame siis raketi nädala eelvaatega. Kõige esimene asi, nagu ikka kombeks on, kui me teeme nädala eelvaatet, võtame lahti Forex Factory. Selleks, et saada aru, mis meil reaalselt üldse hakkab nädalas toimuma, kas meil on mingid erilisi sündmusi, kas on ka mingid FTMO uudised ja nii edasi. Sisuliselt, mida me näeme, kalendri koheselt lahti teha, et uudiste järgi tundub tulevad siuke väga-väga neutraalne nädal. Mitte midagi erilist, just ma mõtlen nagu nädala esimeses pooles. Nagu täna näha on, siis on eurol on Prantsusmaa, Saksamaa bank holiday, samamoodi Kanada dollaril ja siis õhtupoole või mitte õhtupoole, vaid siin kohe Londoni alguses on meil GBP-le jälle üks speak. GBP-le on väga-väga tihti viimasel ajal neid speak'e, high impact uudis, vaatame, mida räägib meile hind ja kas me saame ka midagi selle pealt kasu lõigata. Aga suures pildis on veel üks uudis, mis minule isiklikult huvi pakub, on nüüd see kvartaline uudis, mis tuleb välja neljapäeval dollarile. Muidugi ajaliselt on natukene siuke ebasoodne aeg, kuidas ma ütlen, 8:30 hommikul enne London sessionit tuleb uudis dollarile. Pole nagu väga common asi, mida näha, aga igatahes mulle meeldib see, et oodake, mul mingi kellaajad läksid lambist lolliks. Jah, nüüd see on nagu loogiline minu jaoks, et ta on ikkagi overlap peal siuke klassikaline, ütleme siis ajaaken, kus tulevad siis dollarile tavalised uudised ja mis teeb selle eriti põnevaks on see, et see tuleb iga kvartali järgi, see pole iga monthly, et see on tõenäoliselt siis nagu kordades suurema impactiga, kui on meil need monthly uudised. Nii et mapped out, kes siin NZD-d vaatab, et mina isiklikult pole väga-väga pikalt NZD-d paari treidid või üldse nagu Aasia paare. Ei näe pointi, kuna ma ikkagi elan Eestis ja siin on täiesti premium-ajad, on London session, New York ja overlap, et kõige ideaalsem aken, kus traderil treidida juba ka sellepärast, et London session ja New York on kaks siis kõige nagu suuremad sessionid, kõige volatiivsemad, toimub kõige rohkem actionid, kus on palju actionit, on ka palju manipulatsiooni ja kuna meie strateegia on ikkagi nagu reaalselt käia institutsioonidega kaasas, mitte ise ära arvata otseselt, kus turgu üles või alla läheb, vaid aru saada, et kuidas turg on manipuleeritud, kus on meil reaalselt targetid, kus on päriselt nagu raha peidus. Nii et siis megapidi on sellest nagu huvitatud. Nii, võtamegi esimese asja. Dollari indeks, meie päevakangelane suunanäitaja, mis keegi tahab kutsuda. Mulle ta väga meeldib, lemmikpaar eurust ja dollari pealt saab alati häid confirmation, et kui dollaril on suund sees, siis tal reaalselt liigub, et kui Trump siin oli president, siis oli minu arust dollariks kõige selgemaid paare üldse. Nagu Trumpki, minul jäi küll mulje, et seal eesotsast, kui ta ikkagi midagi tegi, siis ta teeb, kui tal isegi see asi, mida ta tegi, ebaõnnestus, tal oli plaan, millel oli omakorda plaan, millel oli omakorda plaan. Nagu mulle meeldib see aeg. Aga see selleks, suures pildis, mida me tegelikult dollari peal näeme. Esimene asi, mis kohe silma jääb, on esiteks trendi suund viimastel nädalatel, viimastel kuudel, üldse põhimõtteliselt viimane aasta tegelikult väga bearish, natuke allapoole vaadata, jääb silma kohe esimene korralik weekly liquidity target, natukene lähemale minna. Me leiame ka meie teise targeti, mis on väga vajalikud selleks, et saada üks korralik kvaliteetne trade. Ja nüüd, kui ma ülevalt vaatan kogu seda price actionit, minu arust väga ilusti balansis ole price action, korralikud struktuuri levelid ja mis mulle eriti selle juures meeldib on see, kui sügava retracement'i tegime. Klassikaline siuke institutsionaalne retracement 78–88%. Everything makes sense. Ja nüüd hetkel me reaalselt olemegi teel lihtsalt tegema meie uut lower-lowi. Panin endale paar joont paika, kasutades siis Fibonacci't. Esimene väga reaalne target, mida mina näen, ongi siin 87–800. Esimene siis extension ja siis teine target tuleb sinna, et see on, mida ma hetkel näen ja nüüd suures pildis. Panen ka korraks monthly timeframe, et vaadates seda pilti, siis mõnel aastat väga meeldib, mida ma näen. Arvestades seda, et kui tugevad on esiteks meie trendi suunas olevad liquidity targetid,
me ei suutnud teha uut higher high'd, me oleme ka monthly peal on supportive see hüpotees, et me oleme teel ikkagi lower low'i tegema siia allapoole ja kui me vaatame vasakule, siis see on tegelikult meie jaoks täiesti ideaalne mängumaa. Kui dollar nüüd hakkab siit kukkuma, siis meie ülesanne on lihtsalt raskelt abusida seda eurosti peal ja selle pealt päris korralikult kasu lõigata. Ja hüpoteesi mõttes siis mina täiesti päri, et meil tulebki midagi sellist varsti mängu. Käivad ka jutud, et majanduskrahh nii-öelda käib, midagi otseselt statement ei oska kaasa rääkida, et mulle meeldib väga siuke tehniline visioon, sellepärast, et see on reaalne info, kus päriselt on turul nagu rahad peidus, sest kogu selle turgude point on ikkagi raha teenida. Eks ju? Et sellepärast mina isiklikult olen nagu arvamusel, et see tehniline või see just tehniline pool, et kaalub ikkagi üle fundamentaalse ja siis tehnilise poolel ma peangi silmas kõiki neid smart money confirmation, et mitte mingid retail pattern'id, mingid head and shoulders'id ja mingi whatever vaata. See pole päris see. Aga mina olen täiesti open-minded, et kui me kukkuma hakkame, see kukkumine juhtu kindlasti paari päevaga, nagu varasemalt näha on, siis ka see üles liikumine, see võtab aega 1, 2, 3, 4, 5, 6, roughly 7 kuud. Ehk siis ütleme niimoodi, et meil on päris põnevad ajad ees. Me peame seda lihtsalt enda jaoks ära kasutama. Ja kui nüüd natuke väiksematele timeframe'idele minna, et kui arvestame, et me tahaks ikkagi treidida ka, eks ju, et weekly ja daily pealt ja monthly pealt me näeme ära selle korraliku bias'e, otsime meie tugevad targetid, siis siin on nüüd, ütleme niimoodi, et dollar on lower low'i, ta tegi meile ära nüüd, kui me võtame nüüd intraday timeframe'id, see kõik siis on nüüd intraday struktuur siin. Ja üks koht, mida ma tahaks väga ja kus ma soovitas kõikidele panna alert on vähemalt see esimene daily imbalance fill. Ma ütlen ausalt, ma väga tahaks, et see Dixi sinna tuleb. Mul hetkel lihtsalt ei ole sellesse nii palju usku, kuna ta on tõenäoliselt nii bearish. Me oleme ära filmine price actually täiesti, see võib juhtuda, aga hetkel ma ei hakkaks veel midagi otseselt vaatama. Et nüüd ongi siuke huvitav olukord, kus me oleme, see on reaalne consolidation, meil on mõnes mõttes liquidity nii üleval, nii kui all. Ja tegelikult nüüd, mis ma leian, et kõige targem ongi hetkel oodata, kes ei ole juba treidiga sees. Et kui nüüd siit hakata hetkel mingit setup'it otsima, siis pigem see tundub minu jaoks liiga riski, mitte nii high quality, kui me tegelikult võiksime selle saada. Et mis oleks kõige ideaalsem stsenaarium oleks ikkagi see, kui see oleks reaalselt nagu kõige ideaalsem, kui me tuleme reaalselt bouncime veel siit alt, siis läheb selle järgi. Ja võt, siis võib suhteliselt mürki võtta, et siis meil tuleb distribution siia ja siis tuleb korralik kukkumine. Et see on kindlasti siuke asi, mida ma ootan. Ja nüüd, et mitte reaalselt hellitada neid graafikuid kogu aeg, ma sätikski ühe alerdi nüüd meie daily imbalance fill'i ja teine jääb täpselt siia alla. Ja tegelikult ongi nagu hands-free süsteem loodud. Kaks sükust väga tugevat kohta, mis annab mulle informatsiooni, et mis ja kuidas edasi saab. Kui nüüd kõik see info võtta ja panna üle eurustile, siis niimoodi, siis tegelikult suurematel timeframe'idel, monthly, weekly, daily, meil ei esine mitte mingisugust divergence'ist, meil on kõik nagu omavahel sünkroonis, väga nagu ilusti filled price action, mis mulle meeldib, just kõik see, et kus me oleme tulnud, see on lihtsalt karjub reaalselt nagu selle järgi, et me sõidame üles, me teeme ikkagi uue higher high. Samamoodi, kui me vaatasime dollari peal meie tugevaid targeteid, mis on, alati peab olema target, kui sa tehingut otsid. Muidu lihtsalt ongi nagu Kevin juba alguses rääkis, et lihtsalt eksid ära ilma plaanita, teed midagi ilma plaanita, siis see on tegelikult võib lõppeda katastroofiga suhteliselt. Ja endal on nii keeruline, kui täpselt ei tea, et nagu kus ja mis ja nii edasi. Aga eurol väga tugev, ütleme siis mingi quadruple top, palju stop loss'e peidus, natuke veel ülesse poole lähme ideaalselt näha, et samamoodi psühholoogilised numbrid tulevad mängu, väga major imbalance, ehk siis esimesi targeteid sellel nädalal, mida tahaks kindlasti saavutada, on 1, 2, 3, ilus psühholoogiline level. Ja kui nüüd veits väiksemaid timeframe'e panna, siis ausalt öeldes on natuke keeruline minul nagu leida seda
ilusat setup'it juba ka sellepärast, et hetkel, me oleme middle of range, praegu ei teeks temaga nagunii mitte midagi. Et kuidas mulle meeldib läheneda sellistes olukordades ongi, et kuna ma tean, me näeme ju graafikule, me teame, et siin on tugev siuke liquidity target all, eks ju. Täpselt samamoodi on meil üleval. Siis ma panekski ühe alerdi, ma panen ülesse, teise ma panen alla ja kui hind jõuab sinna, siis on näha, et kuidas ta sinna jõuab, mida ta teeb, sest teoreetiliselt ma tahaksin näha seda, et turg swipe'iks veel need low'id, mis oleks ju väga-väga loogiline ja seejärel jätkaks suunda nagu trendi suunas ülesse, if that makes sense. Ja siin vahepeal ma lihtsalt tunnen, et kuna ka Dixi oli reaalselt consolidationis, eurol on täna siukseid bank holiday'd, Prantsusmaa ja Saksamaa on päris siuksed suured riigid ka, mis ikkagi mõjutavad seda, siis lihtsalt, et olla safe, mitte võtta mingit ülemäära mõttetuid riske, siis paar alerti ja tegelikult lihtsalt patience tuleb siin mängu. Nii. Kas kellelgi on midagi lisada Eurosti ja dollari kohta? Kuule, ennem kui sul oli see dollari chart lahti, mis ta oli daily peal või, kui sa vaatasid suuremat pilti, siis see nägi nagu veits välja nagu see Bitcoin ennem kukkumist. Nii. Just see vaat, sul on need, vist oli isegi weekly peal, et sul oli näha seda inbalance'it vasakul, kuhu sa ootad siis hind alla. Või oli monthly peal? Monthly on hästi puhas. Näeb, jah. See nagu kuhu sa ootad Dixit, vaata sinna alla, see on nagu see Bitcoini 20 000 seal. Seda price action'it arvestades ja ma ootan väga dollarit siia alla, sest ma tean, et kui see aeg siia kätte tuleb, siis see on meie jaoks reaalselt nagu mingi tippaeg. Ja see tulebki tõenäoliselt, kestabki mingi 1 kvartal ja tuleb täis paugutamine lihtsalt, nii et hold your beers ja patience. Absoluutselt. Täiega nõus. GBP USD kohta, tegelikult natuke keerulisem kui Eurust selles mõttes, et ta on nagu mõnes mõttes suuna juba meile ette ära näidanud, et kui mõelda Eurust, et GBP USD, siis divergent on selles mõttes, et üks on lihtsalt volatiivsem, teine on vähem volatiivsem, et ta on nagu mõnes mõttes suunanäitaja. Nüüd ta on ka siukses olukorras, kus me oleme nüüd daily peal tugevalt läbi close'id, näha on, et hind võtab hoo maha. Praegu natukene nagu valitseb mõnes mõttes segadus ka dollari indeksi peal, et kõiki neid paare vaadates, kui Dixi võtab suuna sisse, siis ma tunnen, et kõik on nagu kordades lihtsam treidida, kui praegu hakata mingit setup'it tegema. Aga kui keegi mõtleb suunda, siis obviously ma olen bullish ka GBP USD-l. Arvestades seda price action'it hetkel. Ja targetite mõttes on samamoodi, et kui me siit vaatame vasakule, siis tegelikult, mis siin näha on, et jõhkrat manipulatsiooni on ju enne seda ülisuurt kukkumist ja metsik imbalance, mille me oleme ka mingid pooled ära täitnud. Aga ütleme niimoodi, et meil on targeteid, meil on imbalance tuleviku jaoks. Ja sinna tuleb temaga sõita lihtsalt hetkel higher high'st osta on natukene nagu sketchy, nagu me teame, et annaks talle veits aega ja siis järjest liigume edasi. Ja valuutade koha pealt, mul rohkem radaris pole, nendega ma saan täitsa vabalt enda asjad ära aetud. Et kui keegi tahab, siis sharing is caring. Tere, kena nädala algust ka minu poolt. Vaatame käpelt BTC üle, et täna nii või naa suht pikale juba läinud, aga ühesõnaga eelmine nädal oli meil, terve nädal oli bearish ja siis 19. mai tuli siis ajaloo kõige sügavam daily küünal. Ja siit alt saime siis Wizard soovitas meil hodl positsioonid sisse panna. Ja nüüd me oleme nädalavahetuse jooksul lihtsalt põhimõtteliselt üritanud seda põhja leida Wizardi jutu järgi. Nii et olemegi 4 tunni pealt näeme, et
hakkame vaikselt stabiliseeruma, et ma ise nagu näengi, et me nüüd, kui me suudame siit sellest 37-st üle minna, eks ju, siis me võime näha veel täna siit mingisugust bearish action'it Londoni ajal või New Yorgi ajal, kuna siin võivad veel viimased nii-öelda paanikas müüjad olla. Aga üldiselt see ala peaks siin nagu jääma püsima, et ei taha küll tegelikult, et ta rohkem alla läheb, et võiks nüüd sellel nädalal tulla see kogu see eelmise nädala bearish action'i pullback. Ja eile saime treidi ka sisse, kes sai, siis siit suhteliselt täiesti tipust ja hetkel olen profitis ja kui oleme juba 50% välja võtnud ja et kui see 38,400 ületab ära, et siis panna veel 20% kinni ja las ülejäänud jookseb või 30% kinni panna ja las ülejäänud jookseb. Ma ootan huviga juba, et ta selle downtrendi ära lõhuks, vaata, kui sa tõmbad selle ja see on juba mulle väga-väga suur märk. Sa tahaks, et ta breigiks seda? Ja, vot seda breiki ma ootan ja retesti, siis see on väga hea näitaja minu jaoks. Ma just sekundeerin seda mõtet, et mulle ka meeldib näha selliseid confirmation'id, kus sa nagu vaatad peale, et sa tead, mis põhimõtteliselt juhtuma hakkab. Ja, aga ta võikski siit üle tulla, niimoodi bounce ida. Ja, ideaalis ongi niimoodi, see on liiga retail nagu nii-öelda siis trendjoon seal, mis ei nagu, kui me mõtleme, siis üldiselt ei jää pidama. Unless, no isegi vaata bull run'i alguses, eks ole, me kukume jubedalt nagu praegu, aga mingi retracement tuleb ikkagi, isegi kui sa vaatad tagurpidi seda kogu üritust ja kui me kukume niimoodi või siis vastupidi läheme ülesse, siis ilmselgelt mingi aeg tuleb retracement, isegi bear marketil tuleb retracement, nii et halvimal juhul siin, kas siis, me loodame muidugi minu andmete põhjal ka, bull run kestab veel, puhtalt need fundamentaalsed inimesed, keda ma jälgin nagu tehnilise poole pealt Visart ka on ju, et Crypto Chico ütleb, et bull run ei ole läbi, et see final push tema jaoks on veel 100K, nii et siis aga aasta lõpu poole. Ja ma ise ootan ka tegelikult seda, et kuigi vaatad selle monthly'le peale ja mõtled, oi ei, et see ei lõppe veel ära, vaata. Siis ma ikkagi loodan, et see on Wall Streeti trikk, mida nad teevad. Sest et see daily schematics, praegu on väga tugev nagu tegelikult põhi, et kui ta tõesti... Vaata, kus ta on, et see on ju uus demand ala, supply ala põhimõtteliselt. See on Wyckoff schematic ju, kui keegi seda videot vaatas ka, siis põhimõtteliselt see ongi sinna alla, kuhu me oleme jõudnud, ongi see viimane faas, kus siis ongi nõrgad käed välja söödud kogu selle hirmuga, kui sa vaatad seda stock to flow'd näiteks, kus näitab ka nagu neid Bitcoini tsükleid, et me oleme poole peal alles seal, et see ei ole nii nagu overextended veel selle graafiku järgi ka, et paraboolikud on tõesti, on olnud paraboolikud need nii-öelda krüpto Bitcoini, need bull run'i lõpud ja minu jaoks ka nagu see ei ole paraboolik lõpp, see on lihtsalt manipulatsioon sealt reaalselt, mis näitab, et institutsioonid, Hiina, kelle käes Bitcoin on ju, et nad korralikult teevad mängu seal nõrkade inimestega, ehk siis vaimselt nõrkade inimestega. Praegu jah, me olemegi selles alas, et vaata, kui arvestada, et siin tuli uudis, et Elon Musk ostis Bitcoini. Tegelikult ostis ju kuskil varem, et ütles, et ta ei müü. Nii et ma ei usu, et tema isegi veel kahjumis on.
ma ka ei taha uskuda. Ja teine asi ka, kui sa vaatad seda, ma ei tea, kes jälgib, ma jälgin ikka Fear ja Greed indeksi on ju, et kui sa paned tähele niimoodi, et kui sa vaatad, kui sa saad ajas tagasi vaadata, siis iga kord, kui me oleme olnud eelnevatel aastatel bullrunidel extreme fear'ist, mis positiivsed protsendid peale seda tulevad. Ehk siis tehe näide see, et sa reaalselt pead oma nii-öelda siis emotsioonide ja psühholoogia vastu võtma siukseid tehinguid, sellepärast et see turg on ehitatud selle pealt, et inimesed müüksid põhjast ja ostaksid laest, eks ole. Sellepärast enamus ei võidagi siin, sest see kogu asi nagu on vastupidi tööle pandud neile ja need, kes reaalselt läbi hammustavad selle, et sa pead ostma siis, kui kõik kardavad ja müüvad, siis sina pead ostma, et olla kasulikum, sellepärast et jah, no mitte midagi. See on ikka uskumatu, kui hästi turg teab inimpsühholoogiat nagu. Et isegi kui siin nädalavahetuse jooksul, et inimene, kes võib-olla siit ostis on või midagi, siis terve nädalavahetuse jooksul ikkagi lõpuks ta võib-olla oli hirmul vaata siin ja müüs maha. Just. Et noh, täpselt siuke ongi, et nii, jess, reede õhtul on hea olla, dopamiimi lendab, laupäev hakkab veits juba tuju ära vajuma ja siis esmaspäeva hommikuks on täiesti julm kõik, vaata, mingi ei, lamp, ma müün maha, vaata. Ja ostab pärast üle. Ja siis turg tõuseb ja nüüd siin ostis jälle. et noh, eks me oleme kõik seda läbi käinud ja käime seda teed, et tuleb sellest lihtsalt üle saada. See on nagu näiteks majanduskrahhide ajal ka vaata, kõik, kes sellel ajal investeerivad, siis kas, ma ei tea, kinnisvarasse või äridesse või kuhu iganes või ostavad mingid aktsiad, mis on täiesti nagu põhjas, siis neid vaadataksegi nagu hulle, aga kes kokkuvõttes siis võidab? Need inimesed, kes ostavad siis, kui kõik kardavad ja müüvad ja pole mingit usku enam ja lootus kaob täielikult. Kui sa seda Bitcoin dominantsi charti saad ka vaadata, siis ma tahaks ühe asja veel tuua siis. No, räägi. Kaspar, oled kõnes, vaata suuremat timeframe'i, et sa näeksid neid põhjasid saab. Mäletad, kui ma üksin ühe korra, et pane need kohad selle, need alad vasakul, need kaks alumist bottomit, markeeri sinna ära alertid, et sealt profitid võtta. Need? Ja see ja siis see, kuhu ta Wikiga tuli, need kaks ala. See siia või see siin? Jätta see joon, kus sa panid ja pane sinna järgmise bottomi juurde. Vasakul. Jep, sinna. No põhimõtteliselt jah, et idee poolest oli see, et sealt nagu altcoinidel kasumit võtta. Et mingit bounce'i ma arvasingi, et sealt näeb. Kasva, sa mäletad, sa ütlesid ülihea, et sa välja teed selle, et ma panen endale selle kirja või midagi. Ma ei tea, 40 ja 30, ei või? Jaa, vist küll jah. 40 põrkaski täpselt ülemine. Ja siit 40 täpselt ei anna väga täpsemalt nagu. Jääb 40 ja 30 jah. Et on näha lihtsalt, et ta sai reaktsiooni sellepärast, et seal järelikult on mingi tugev koht ja võib näha nagu, vaata kuidas ta on kukkunud ka. Ega samamoodi meil on altcoin'i season on peal, aga midagi ikkagi ei kuku taevast täiesti põhja kohe järsku. Et see on healthy, et me saame selle väikse retracement'i näiteks sinna, kus sul see kast on tehtud. Ma ei tea, äkki isegi kõrgemale, aga kui altcoin'i season on, siis nagu tahaks kindlasti teda allapoole näha, veel seda 30 ka sinna touchima. Nii et, ma tahaks ka, jah. Ja sealt ma arvan, et me saame jälle võib-olla uue väikse touchi, ehk siis tuleme 30 pealt uuesti 40 peale ja olenebki, mis ajaperioodil see juhtub ja siis loodetavasti, kuna enamus ikka hoiavad see rohkem altcoin'e, mina isiklikult Bitcoini ei hoia, et tahame seda veel allapoole, et siis altcoin'id saaksid need top gainsid see aasta võrreldes siis Bitcoiniga, kui on altcoin'i season, eks ole.
ma usun, et ETH mängib suht palju rolli selles. See ja on ikkagi Bitcoin dominants ja kui nagu ETH või ma ei tea, jumal teab, ADA või mida iganes võtab nagu market share'i palju üle, vaata. Siis see võibki nagu täitsa välja mängida niimoodi. nagu sa mõtled selle pealt, et sa võrdled, ADA on tulnud, kust eelmine aasta samal ajal oli ADA 5 senti, eks ole? Ja. 5 senti ja kus ta käis ära, ta käis üle $2. Nii et eelmise aasta nii-öelda siis, ma ei tea, kas siis enne suve või suveaeg, need, kes investeerivad, on need, kes on tõesti väga palju nagu kasumit teeninud selle bullrun'i ajal. Aga me ei ole ka hiljaks jäänud, kes nüüd siin see aasta alguses peale hüppasid, vaid lihtsalt me peame nüüd korraliku nii-öelda siis pullback'i läbi elama. See ongi see asi nagu, mis teeb teid tegelikult kõikide palju-palju tugevamaks mentaalselt nii Forexi jaoks kui ka et see ei ole nagu väikeste laste mängutuba, see krüptotreidimine ega holdimine. Volatiivne, eks ole. Ja seda küll, et ennem räägiti ka, et vaata krüpto need profitid on ja, et need on täiesti ära rikkunud inimeste nagu aru saama mingitest kasumist, vaata, et sorry, et kui sul 1000% ei piisa nagu, siis ma ei tea, mine tehasesse tööle, tee midagi muud, vaata. Krüpto, need tavakrüpto profitid, see selleks on ju, aga mõtle nüüd, kuidas inimesed, kuidas tähendab need shitcoin'id on niinimetatud shitcoin'id, siis on kogu marketi tegelikult ära solkinud. Sellepärast isegi inimesed, kes kunagi investeerisid fundamentaalsetesse projektidesse, tulid välja sealt, et panna enamus osa näiteks kas Ethereumist või Bitcoinist või kus iganes siis panna kuskile projekti, mis on lihtsalt täiesti üles haibitud, kas influencerite või asjade poolt. Ma olen ise ka selle nii-öelda siis sinna auku sattunud, eks ole, aga selles suhtes me kõik õpime ja see on ehe näide lihtsalt, et kui tõesti sinna investeerida, siis raha, mis sa oled nõus päevapealt lihtsalt niimoodi ära kaotama ja siis on kõik okei. Aga kui sa reaalselt panedki oma mingi põhiprojektidest, mingi top 10 krüptoprojektidest enamus raha paned kuskile mujale, siis võib niimoodi juhtuda. Me ei tea, nad võivad vägasuguseid imelikke asju teha, kas siis positiivselt või negatiivselt, et nendeks asjadeks peab valmis olema ja peab reaalselt nagu mindset peab nii tugev olema, sest sa ei saa ilma mindset'ita siin turgudel mitte midagi teha. Sa võid arvata, sa võid endale luua mingid ulme asju, et sa tead ja nii peab minema ja kui ei lähe, siis see teine emotsioon, mis välja lööb sult sealt, siis on kõik juba tagurpidi minemas. Davai, Marko, räägi, mindset pool 2 mul läheb edasi. Ei no ega mul ei olegi palju midagi rääkida, ma tahaks näha, mida London teeb, et risk kukkuda alla veel on olemas, aga stop loss on sellel treidil siin profitis. Hodl treididel on alfa ehk siis drawdown võimalus täiesti suhteliselt minimaliseeritud hetkel pisartutu järgi ja that's it, eks vaatame, kuidas London seis välja mängib. Et ma ise ootaksid veel mingisugust bearish actionit nüüd selle terve öö tõusmise tulemusena ja muud midagi. Olge mõnusad. Väike spring, et siis 42 ära breikida, on ju? Umbes midagi sellist. Selle võiks ära breikida, et tahaks nagu näha nagu mingit sellist tugevamat mingisugust breikimist vaatasid, et ülipalju on siin mingi rip-offiga lastud inimesi, et näiteks siin vaata arvasid, et breikis vaata. Tegelikult ei breikinud, et vikke fillitakse, nagu me teame. Et siin alla on veel mingi nii-öelda augukene sees, nii et sellepärast ma olengi, et võib veel tulla alla, aga pigem tahan näha ülespoole. Vot.
väga hea, let's go. Homme järgmine kõne ja Oh yeah, baby. let's do it. Olge muhedad ja Muidugi. tugevad. Kuule rakett to the moon. Go.